tere tulemast Ärkvelteadvel looja sõprade saatesse mis on tegelikult üsna värske kraam minu kanalil ja sündis sellest kohast, kus ma tundsin, et minu tutvusringkonnas on nii palju ägedaid loojaid, keda oleks hea tuua inimestele nähtavaks, sellepärast et neil on kindlasti palju anda. Nii infona kui mis iganes loomingut nad parasjagu loovad, et see soov tekkis sellest kohast luua see kanal ja samal ajal ka see, et mulle tõeliselt meeldib esitada küsimusi, et avada teadvusväljasi ja sellist nagu infovoogu, mis võiks olla toetav, avardav ja eks ma küsin neid küsimusi tihtipeale ka enda seest, aga palju põnevam küsida neid küsimusi teiste inimeste käest et sellest tulenevalt sai otsustatud teha see suund Ärkvelteadvel looja kanalile. Ja täna on meil siis saates või külas või tegelikult hoopis nii, et mina olen külas Triinul, Nümfi naiste, ma tahaks nüüd seda hästi täpselt öelda, tegelikult jumalannadele riiete loomise brändi autor ja omanik Triin. Ja Triinuga me oleme kokku puutunud nii mõnelgi korral, aga tegelikult meie esimene selline näost näkku kohtumine toimus juba 3 aastat tagasi, kui Triin käis minu juures seanssil, tegi endale sünnipäevaks kingituse. Ja see seanss oli, kui te teate, siis minu eripära on aktiveerida inimestes nende loomiskoode, vahendada inimesi nende hingekutsega ja see on lihtsalt see, mida ma oma kehastuses olen teinud üleminekuaegadel ja erinevates kehastustes, aga igal juhul nüüd täna tuli välja, mina ei teadnudki, et eks uus kollektsioon, millal sa nüüd leidki selle siis? No eks see tuligi siis, mis me ütlesime, 3 aastat tagasi, kui ma käisin sinu juures, siis ilmselt see download siis tuli sealt ja manifesteerus ta siis materiaalselt, ma arvan, mingi 2 aastat tagasi. Et see New Me, et täielik New Me, uus mina, täielik jumalanna kehastus siis igapäevaselt. Jumalannad ei ole enam kuskil tseremooniatel ainult, vaid me oleme igapäevaselt tseremoonial. Ja igapäevaselt jumalannad. Ja võib-olla mõned teist on näinud seda kollektsiooni, aga tõepoolest siit natuke taustalt paistab ka just see siinpoolne kollektsioon. Kindlasti minge vaadake Nümfi koduleheküljele, lihtsalt fantastilised riided, need materjalid on enamjaolt, nagu ma saan aru, siid on, jah? Ja on siidisammet, on siid ja mohair ja natuke naturaalset nahka ja ühesõnaga mulle väga meeldivad kvaliteetsed materjalid. Jumalannad ei kannagi midagi vähemat kui kvaliteet. Eks ole, ehk et tõepoolest need riided on juba lihtsalt vaadates ja katsudes jumalikud ja tegelikult nendest riietest ja jumalannaks olemisest ja nendest koodidest, mida jumalad kannavad, sellest me täna tahamegi rääkida sügavamalt, sest see on teema, mis meid mõnes mõttes ühendab, aga samal ajal ka huvitab ja eks me püüame läbi oma kehastuste seda järjest enam ka väljendada, et kes kuidas. Sinu suund on ilmselgelt siis eesotsas ehted ja riided ja aksessuaarid, mis toetavad seda jumalannalikku olemust. Jah, just nagu läbi kehastamise, sest et sa ei saa tegelikult, ma ei tea, sina proovid seda nagu läbi keerelise väljendada, et üks asi on lugeda, sealt tulevad ka mingid koodid läbi, aga mulle endale tundub, et see jumalanna on leidnud väga nagu maagilise viisi siis läbi minu kui disaineri, kuidas siis on neid koode võimalikult hea siis nagu naisi kehastama panna, et kui sa paned selle kleidi selga, siis sa lihtsalt kehastadki seda jumalannat, seda koodi, sa oledki see, et sul ei ole mingit muud võimalust lihtsalt, et Jaa.
aga kus üldse sündis sulle selline nagu mõte mõnes mõttes nagu nii äärmuslikku suunda hakata ajama, selles mõttes tavainimeste jaoks see tundub üsna äärmuslik on ju, aga kus sul see nagu alge tuli? Nagu ma enne ütlesin sulle ka, kui sa minu ruumi tulid, et minu jaoks on see normaalsus. Et mina ei tee midagi, mis on nagu, et ma tahaks teha midagi, mida teised ei tee või mina teen seda, mis mina olen või mida mina kehastan, mida mina, kes mina olen parasjagu. Ja selleks ma olen ilmselt siin saanud, et see ei ole mingi ekstreemne. Loomulikult, kui ma nagu eriti siin suunas neid uhkemaid kleite vaatan, et siis loomulikult mu maine mina küsib ka, et ja kuhu te siis nendega nüüd lähete? Ja siis panevad mingid naised need selga ja siis on, aga see olengi mina nagu, et need, kes on nagu selles joondumises täpselt siis tunned selle enda joondumise ära. Et see ei ole kuidagi miski nagu väljaspool, see ongi, see looming voolab läbi minu lihtsalt, et mina olen kanal siis jumalannale, jumalikule, et kui me siin, kui see ajastu meil läheb niikuinii nagu rohkem naiselikumaks praegu, et see on siis jumalanna viis aidata siis naistel iseenda seda pehmust ja jumalannalikkust just välja kehastama hakata, sest et jumalanna ei ole kuskil, nagu ei ole jumal pilve peal, või jumalanna ei ole mingi ikoon, vaid jumalanna on meie joondumine, meie sagedus, meie kehastamine, meie olemus, nagu meie päris olemus tegelikult. Me lihtsalt unustame ära siin, et mängime seda inimeste mängu, oleme mingid tavalised inimesed, aga me ei ole. Jah, nii on. Okei, aga räägime sellest jumalannast veel, et kuidas me natuke seda põrgatasime ka, aga toome selle nagu kuulajatele ka välja, et see jumalanna, mis ta üldse on, mis ta on, nagu sa ütlesid, et kus ta on ta meie enda sees on ja, aga et mida see siis tähendab jumalannana elamine või jumalanna väljendamine, mis ta sinu hinnangul on ja sinu kogemuses? Nii, ma proovin nüüd siis sõnadesse panna. Ma olen selle kõik pannud siia kleitidesse, nagu palju lihtsam minul väljendada. Nii. Et see ei ole ainult kleit, see ei ole lihtsalt visuaal. See on joondumine, see on sinu väärtused, sinu hoiak, sinu ellu suhestumine, sinu südameruum, sinu pühadus, sinu igapäevarituaalid, sinu tõde, sinu issand, palun nüüd sõnu nii, sa võid aidata mind, sina suudad sõnad paremini välja, et niikuinii me oleme siin nagu ka üks annab oma osakese. No minu kaudu tuleb see läbi väärtuste elamine, läbi nagu tõesti, et sa oled enda jaoks välja skänninud need sinu põhiväärtused ja sa kehastad neid ja sa seisad selle eest ja sul on konkreetsed piirid ja sa valitsed enda elu nii hästi, kui sa oskad ja just seesama, et mida sa pühaks pead ja kui palju sa iseenda ellu pühadust lood, mida sa, mis on üldse sinu jaoks püha on ja minule näiteks meeldib hästi viirukeid kasutada enda ruumis, küünlaid pidevalt põletada, oma ruumid korras hoida, et ma tunnen iseenda ruumides ennast hästi, et mul on nagu, et ma austan seda enda keha. Et ma austan enda kogemust, isegi, et milliseid majutusasutusi ma näiteks reisides valin, et kas ma valin midagi, mis on lihtsalt minu nagu budgetile nagu sobilik on ja, või siis ma valin selle, millises keskkonnas ma tegelikult tunnen ennast hästi on ju, et see on siuke nagu enesele hea valimine, enesele isegi nagu parima valimine. Et need on võib-olla need asjad, mida ma selle juurde annaks, mida sa väljendasid. Ja kindlasti ausus
kõrgema südame eetika järgi elamine, et sa oled nagu arvestav, austav, armastav, mõistav, kaastundlik, koostööaldis või selles mõttes avatud. Mõtlen, kas seal on midagi veel. Kohe nagu ei tulegi. Ja just seesama see südameruum, et südameruumis elamine, südame järgi elamine, mis muidugi siinkohal ma pean ütlema veel seda, et see tegelikult ei tähenda, et sa pead olema et see kõik käib ainult naiste kohta, vaid et see jumalanna teadus on meis kõigis, see on nagu meestes ka, lihtsalt naised väljendavad seda nagu, naistel on, ütleme siis see eelis, et nad on naise kehas ja nad rohkem nagu resoneeruvad selle sagedusega, neil on nagu selgem ja lihtsam väljendada enda kehas seda sagedust ja teadvust, nimetame siis seda tegelikult ikkagi konkreetselt teadvuseks, aga ka meestes on olemas see ligipääs sellele ja väga paljud need oma väärtuste järgi elamised ilmselt tegelikult üldse, see läheb üldse kokku ka jumalikkusega, lihtsalt, et see ei ole ainult nagu jumalanna. Aga igal juhul, et see tegelikult on meestes ka lihtsalt naised tänapäeval, eriti ma märkan ja see on ka seotud sellega, et me nüüd liikusime sellesse veevalaja ajastusse, et naised saavad rohkem hetkel vähemalt ärkavad kiiremini üles sellesse teadvusesse, sest see keha lihtsalt võimeldab seda ja siis toovad oma mehed nagu kaasa. Äratavad nagu mehi ka üles sellesse jumalikkusesse. Igal juhul minu jaoks on Triinu kollektsioon ja see, kuidas ta kehastab kõike seda, mis ta lihtsalt on. Mega inspireeriv, hullult ilus. Tõesti nagu tõeliselt ilus, ma soovitan tõesti minna vaatama tema koduleheküljele või võimaluse teinekord ka tulla siit stuudiost läbi, kui on võimalik, on. Et lihtsalt natuke aimu saada nagu käega katsuda seda, millest ta räägib või oma silmaga näha, et millest ta räägib, sest et need riided tõesti kannavad endas edasi sellist sagedust, et kui sa paned selle kimono selga või kleidi selga või mis iganes sa siit selga saad panna, siis see tekitab sellise tunde, et sa ei saa oma selgroogu kõveraks lasta. Ehk see riietus tekitab juba kohe lihtsalt juba peale vaadates, isegi siin ruumis olles on juba see, et sa lihtsalt tahad tunda ennast nagu pühalikumalt ja hoida ennast nagu ise sellises mõnusas joonduses. Et iga naise garderoobis peaks olema midagi, mis tekitab selle tunde, et ma hoian ennast, et ma väärtustan ennast, et on okei ehtida ennast ja panna ennast ilusti riidesse ja Triin oma kehastab 5000-ga seda, et tõesti nagu ma ei ole veel näinud teda nagu, ma ei tea, mitte sätituna, pole lihtsalt olnud sellist kogemust. Vaata, ma tahan korra. Ma jäin rääkima. Ei, kõik ennasti. See sama, mis sina räägid, et nendest väärtustest ja asjadest enda sees, siis nagu materiaalne väljendus või enese riietamine on täpselt samasugune nende väärtuste kehastamine või väljendus materiaalses maailmas, jah? Et need ei ole kaks eraldiseisvat asja, et sa ei saa olla kuidagi väga püha oma keha suhtes ja siis mitte seda nagu hoida või et siis ei lähe nagu tegu ja nagu sinu seisund, seal on nagu kakofoonia, vaata, et see ei olegi võimalik. Et kui sa juba austad oma keha, kui sinu keha on sinu tempel, sinu püha ruum, et kuidas sa siis oma püha ruumi hoiad? Nagu alustame nagu oma füüsilisest kehast või oma välistest ruumist, et kas seal on nagu mingi segadus, kas sa ehid oma ruumi või sul on nagu mingi pilla-palla, mingi igal pool plekid või sodimaas, et milline on sinu püha ruum, mida sina pakud ise endale kui pühale ruumile, mis on see kvaliteet, et see kõik nagu kooskõlas, et see ei saa olla ainult, et ma nüüd austan ennast ja siis söön kräppi, on ju,
et noh, loomulikult ka kräpi söömine on okei vahepeal, aga noh, mingid sellised asjad, et need lihtsalt käivad käsikäes, et see väljendub materiaalses maailmas täpselt samamoodi. Ja võib-olla see ongi selline natukene nagu, see on hästi siuke praegu täiesti, ma leian ennast praegu siukse sisemises mõttes, et tõepoolest, et kas sa nagu okei, et sa oled leidnud enda vaimsed väärtused ja juba nagu püüad neid kehastada, aga et kas su nagu riietus ja see materiaalne, mis su ümber on, et kas see ka nagu kehastab seda, et kas läbi selle ka kehastad seda, et see on päris hea selline checkpoint praegu, ma täitsa kohe hakkasin nagu skännima, et okei, mul on päris palju riide, mis vajab ümber vahetamist. Sinu seisund loob nagu sinu keha, sinu ümbrust, sinu, täpselt sinu valikuid, et kas need on nagu samas sageduses või ei ole. Et kas sa paned nagu või teed oma valikuid siis vana mingi harjumusmustri vana sinu järgi, kes ei olnud võib-olla nii jumalik, oli tavaline inimene, sest et me siia tulles unustame ära, et me tegelikult olime jumalikud tegema seda. Et ja see on hästi palju mingi väärikuse ja väärtustega seotud. Aga okei, no siis tuleb see ütleme siis keskmine inimesed jõuavad ikka sellesse kohta, et okei, et raha on ju, et raha ei ole või raha on vähe ja siis ostetakse endale asju ikkagi nagu selle järgi, kui palju sul on raha on ju. Et kuidas sa sellest kohast üleminekut näed, et inimene ongi valmis ostma endale nagu mitmesaja eurost mingit kimonot või kleiti lihtsalt sellepärast, et ta väärtustab ennast ja hoolimata sellest, et see on nagu kallis võib-olla siis või kõvasti keskmisest kallim. See on jälle, ma saan aru, et meil on siin Eesti süsteemis mingid numbrid ja mingid rahahulgad, mis miski võiks maksta. No see on üks kiht, on ju. Aga ja kui me võime, ma mõtlen, kust ma siis sinna sisse lähen. Ma toon korra selle nagu kvaliteedi ja siis nagu kvantiteedi teema siis riietes, et sama raha eest tõenäoliselt sa saad osta siis hullult palju mingeid odavaid riideid, aga et lõpuks on palju nad siis esiteks vastu peavad, ma ei tea, pesusid või noh, reeglina on ka see, et sa tegelikult ei väärtusta seda või sa ei toeta, see riie tegelikult ei toeta sind nii palju või see hulk riideid, kui see, et sa valid nagu ühe selle, mis on päriselt sinu oma. Et noh, näiteks need samad Siidisametist kimonod, see on kõige lihtsam minu meelest nii-öelda toode, mida naine saab nagu oma jumaliku naiselikkuse toetuseks valida siis, sest et päriselt ka see on nagu asi, mida hommikul paned esimese asjana nagu hommikumantinagi kas või endale selga, see tunne nagu see selline nagu noh, see on kaks erinevat tunnet, näiteks kas või seal hommikul, et kas sa paned seda sossu nagu mingi frotee hommikumantli või sa paned nagu kehale libistad endale selle Siidisametist kimono, et kuidas sa siis nagu, et see joondumine või selline nagu päeva sisenemine on kaks täiesti erinevat nagu arhetüüpi siis aktiveeruvad, et jah, et see hommikumantlina siis ta kannab näiteks, ma ei tea, päeval mingi ülerõivana kampsuni asemel, jaki asemel, et selline divain on kogu aeg kohal lihtsalt. Õhtul jälle, ma ei tea, kas kodus või ühesõnaga, tegelikult minu see sõnum oli lihtsalt see, et valida endale asju, mida sa päriselt väärtustad, neid võib olla vähem lihtsalt. Aga et mida sa päriselt kannad, mis päriselt toetavad, et riie ei ole lihtsalt nagu kehakate, et see on eneseväljendus ja enese joonda ja hästi palju nagu tööriist ka, et enese joondamiseks, et kui sa tahad enda seda jumalikku naiselikkust aktiveerida, siis see riietus on väga hea võimalus seda teha just nagu aktivatsioonina või joondumise hoidjana, et nagu loomulikult see olme on nagu päris suur
pärssija meil siin, seda jumalikku pärssija. Et kuidas me siis ei unustaks ära seda iseennast ja oma hellitamist ja oma naiselikkust ja sellist voolamist ja ühesõnaga jah, et sellise vähem versus rohkem asju ja kvaliteet, et ma arvan mingist vanusest ka nagu naine lihtsalt, see ei ole ainult vanus, see on nagu, see on ikkagi nagu mingi eneseväärtustamine või enesega kontakti saamise punktist. No sa lihtsalt ei saa enam valida mingi jama. Sa tead, kes sa oled. Sa tead, et sa ei ole mingi tüdruk enam või mingi suvaline või... Räägi mulle materjalidest ka, mida üldse nagu oleks mõistlik endale valida, sest tänapäeval on nagu, neid on nagu igasugused, ma ütlen, käepärasemad materjalid ilmselt, või riited, mida poes müüakse, mis on ka odavamad, ilmselt ei ole võib-olla enam kehale kõige paremad, et oskad sellest kohast ka midagi jagada? Või mille järgi sa valid need materjalid? No mina valin pigem naturaalset, lihtsalt, et kehal oleks mõnus. Seesama siidi tunne, et praktiliselt juba polüester lihtsalt ei hinga sul seljas. Jah, see nagu naturaalse materjali tunne on lihtsalt niivõrd parem ja siidil on see selline just nagu selline voolamine ja pehmus, et kui me võtame, et lina on ka naturaalne või puuvill on ka, aga nad ei ole vaata nii mõnusad või see sensuaalsust ei ole või et nad on nagu hoopis teise energiaga või energeetikaga, et mina väljendun just nagu sellisest hästi sensuaalsest ja naiselikust ja voolavast kohast, et mina otsin just seda tunnet läbi materjalide ja mulle hästi meeldib just selline nagu on ja ei ole nagu siuke tunne, et selle siidisametil on ka hästi kihvt selline, vahepeal viskab mingit valgust ja vahepeal ei viska ja et selline nagu maailmade vahepealne tunne, et kõik ei ole nagu mustvalge või punane või roheline või et mul on ka sellised, et kui ma toone ka valin, et mulle hästi meeldib nagu mikrotuunida neid sagedusi siin, et iga see värvitoon on ju ka nagu eri sagedus. Et see sama, jälle toon selle kimono näitegi, et see sama lõige teist värvi kimono lihtsalt on täiesti teine kimono, sest et ta on täiesti teine tegelane, sagedus, kõik on teine. Et see on nii huvitav jah, aga mulle just meeldib jah nagu selliseid hästi õrn, ühesõnaga jah, selline mikrotuunija ma vahepeal tunnen, et ma olen, et nagu keeran seal neid raadionuppe seal nagu et vaata, kuhu sagedusse me siis jõuame. Okei, aga sa avasidki tegelikult selle hea teema nagu sagedus ja sa ennem ütlesid ka, et need on nagu kõik nagu eraldi kood, need riided. Et või portaalid jah, et ava natuke seda ka, et kui me jõuame ilmselgelt, et meie kõigi teadvus avardub ja me tegelikult hakkame uuesti inimestena mõistma seda nagu ütleme nii toonide tähendust kui märkide tähendust, on ju ka igasugused need ju kirivööd ja kaitsemärgid ja mida kõike nagu vanasti inimesed oma riietel kasutasid, nüüd see nagu tuleb tiiruga tagasi, ökomaterjalide tähtsus on ju, et millist sagedust mingid materjalid kannavad, et kuidas sa enda nendes rõivastes, mis sa nüüd oled enda loomingu kaudu siia ilma toonud, neid koode nagu, või mida nad teevad, kui inimene paneb selle selga või kuidas sa seda nagu koodi ja sageduse poolt oskaksid nagu paremini lahti kirjeldada? Nii, sõnad jälle. Ütleme, et sul on vaja sellisele lapsele seletada enam-vähem lihtsalt eesti keeles, et kuidas seda siis edasi anda. Nii. Jah, mina nimetan neid sageduse portaalideks, siis iga rõivas on nagu, või kleit on siis erineva sageduse portaal. Ja kui meil on nagu tegelikult kõik meie ümber on sagedus, me ise oleme sagedus, me oleme lihtsalt nagu koodide kogum, me näeme välja nagu inimesed, nagu või me näeme, et miski on lihtsalt nagu siin mateerias, siis
vormunud mingiks asjaks. Et issand, nüüd läheb väga, ma suudan seda väga tiibilt ja räägigi tiibilt, sest tegelikult ma arvan, et minu kuulajad on valmis selleks sügavuseks. Sest et vahepeal mulle tundub, et kui ma räägin selles keeles, mida mina räägin, siis läheb segaseks. Nii. Ühesõnaga. Me võime vaadata neid kleite siis selles võtmes, et näiteks kas või arhetüüpide võtmes, et meis on ka hästi palju erinevaid arhetüüpe, nagu naine ei ole naine, on ju. Ka jumalanna ei ole lihtsalt jumalanna, vaid jumalannasid on ka nagu, ka tema on nagu nii paljudeks, ma ei tea, killustunud või mitte killustunud, aga et ta on ka nagu nii palju aspekte jälle. Ja me saame nagu, ja kõik aspektid tegelikult on meis endis ka olemas. Et see ei ole mingi nagu väljaspoolt. Et me oleme ju ka kõik, kogu universum nagu suures plaanis. Lihtsalt ei mäleta seda. Kui me siia tuleme, siis me lihtsalt ei mäleta. Nii. Ja kui sa nüüd nagu selle kleidi valid panna selga ja see on nagu mingi sagedusega, see on nagu, sa saad astuda selle sageduse portaalist sisse. Nii, joondud selle sagedusega ja sinus olevad need siis koodid või see sagedus nagu ärkab uuesti ülesse, need koodid aktiveeruvad, sa mäletad jälle, või nagu hakkad kogema ennast nagu selle naisena siis või selle arhetüübina või selle aspektina siis iseendast. Et ma arvan, et tegelikult teevad nagu kõik asjad, kõik riided teevad seda või kõik asjad meie ümber teevad sama asja, lihtsalt, et mina saan teha seda just nagu jumalikus võtmes, et kui mina olen selle jumalanna maaletooja või jumaliku kanali või allika ühendus siia maa peale, et siis mina saan lihtsalt tuua seda jumalikku sagedust ja aidata seda mäletada iseendast, mitte et sa oled siis mingi teine, mingi jumalanna, vaid sa mäletad, et sa oledki see, sest et selle tuleb see kehastusse. Jah. Okei. Mingi selline võib-olla kirjeldus siis, et ja mingis osas need on nagu iseenda erinevate osade ülesäratamine, taasäratamine. Hakkan vist juba ennast kordama. Ja. Ei, see on juba väga hea kirjeldus ja see nagu maalib selle pildi ette. Okei. Aga siis, ja sa siis täheldad seda, et need värvitoonid ka mõjutavad seda, et kui kasutad mingit ühte värvi, teist värvi, siis see justkui aktiveerib sinus erinevaid koode, on ju? Jaa. Ja mul on nendele New Me kleitidele mul ka ikkagi nagu jumalannade nimed. Ja ma näiteks enda puhul saan päris palju aru, et ma saan neid nagu ära kasutada enda jaoks või kuidas ma ütlen nüüd, et ma võtan neid kui abilisi või aktivatsioone, et ma saan ka olla ju hästi nagu mingi pehme voolav naine, kes ei tee midagi nagu peale diivanil olemise, on ju, ka see on üks jumalanna kehastus. Aga jumalannasid või naiste aspekte on erinevaid, et kui ma näiteks tahan päriselt mingeid asju ära teha, siis mul on näiteks see pükskostüüm on niimoodi, et kui ma näiteks panen selle päriselt selga, see ei ole mingi siuke kandiline pükskostüüm, aga ta on nagu siidist ja selline, see on hästi huvitav, seal aktiveeruvad nagu mõlemad aspektid, nii nais kui mees pool minust ja nad teevad nagu nii ägedalt koostööd. Ja täpselt selline tunne, et nagu kõik on võimalik, et kui on vaja nagu asjad ära teha, et nad manifesteeruks ka, et siis ma hästi palju nagu kasutan nagu pükse, aga need on nagu sellised hästi naiselikud püksid, et ma ei tunne kuidagi ennast nagu mees arhetüübis või mees aspektis,
sest mõlemad on ju meis ka jälle nagu olemas, et lihtsalt see annab nagu võimaluse seda kombot või seda liitu siin meie sees nagu aktiveerida. Ja, okei. Ühesõnaga, sa tõid päris huvitav asja praegu ruumi veel, et sa kasutad riideid selleks, et käivitada endas erinevaid energiaid enne. Et kas oskad siin veel, see oli jumalast hea näide sama see, et kui ma midagi ära teha, et siis sa paned need püksid enne. Kas on meil mingit riietega nagu seda enese aktiveerimist, et mingeid teisi süžeesi või olukordi veel, kus sa tead, et sul on vaja nüüd see olla, nüüd sa paned nagu selle selga? No ma võin, ma ei tea, enda pealt praegu, nii. Enne kui mainisin korra seda vöö asja, et see on nagu konkreetselt naiste väehoidja, kuna meie vägi peitub siin. Noh, teda mingis osas peab hoidma, noh. Ja paned selle vöö ja see tunne on kohe see nagu kaitstud tunne. Jah, ta on visuaalselt ka tore, on ju. Ja aitab nagu kuidagi need outfit'e siis nagu rikastada või nendega mängida. Aga et see tunne juba, et kui see vöö on ümber, siis noh, see ei ole ju enam niimoodi, on ju, vaid nagu noh, see hoiak lihtsalt muutub, sa ei saa olla mingit, no enne sa ütlesid ka, et tuled siia ruumi, sa ei saa enam kuskil nagu kössi vajuda, see ei ole võimalik. Ja noh, sama nende kõrvarõngastega näiteks, et kui on vaja just seda joondumist, nais- ja mees energia joondumist nagu enda sees nagu hoida joondumises. Mul kliendid on tegelikult seda nagu nii palju ka nagu peegeldanud, et see päriselt töötabki. Et see ei ole lihtsalt nagu mingi tore turundustekst, mis ma olen siia pannud, et tegelikult ongi divine union, ongi divine feminine ja divine masculine'i siis kuu ja päikese nagu sümboolselt siis nagu liit siis jälle meis endis. Et me saame ka nagu, kui kellelgi on vaja just nagu rohkem seda naisenergiat, siis kuu energiat rohkem võtta, siis on päikese. Ühesõnaga, et kõrvarõngad on väga head joondajad. Nagu, ja siis, no ja kuidagi mulle need siidisallid kuidagi toovad sellise ingelliku või, no täpselt selline, et mul on nagu tiivad kogu aeg kaasas. Noh, nad ei paista siin tiivad, aga ma tean, et selle siidisalliga on mul nagu divine'i tiivad on kogu aeg kaasas. Et mingid sellised, ma ei tea, noh, mina kasutan neid lihtsalt nagu igapäevaseks enda joondamiseks ja tööriistaks. Ja ma mõtlen, kas on veel midagi väga... See on lihtsalt jälle minu arust nagu täiesti geniaalne. Ma ei kujuta ette, kui paljud naised seda nagu päriselt praktiseerivad või kas nad on üldse sellise asja peale tulnud nagu, et okei, et noh, minul on näiteks üks see ehe, mis ma tunnen, et peab olema kogu aeg minuga kaasas, et siis ma tean, et ta tekitab mulle teatava sellise nagu välja, kus ma tunnen ennast nagu hästi. Aga et kui paljud üldse nagu naised tulevad selle peale, et nende riiete ja aksessuaaride ja selliste väeelementidega ennast nagu toetada, sest et nagu kuskilt minu sees tuleb mingi teadlikkus, et vanasti me nagu teadsime seda, et mingil ajastul me teadsime seda ja tegimegi seda väga teadlikult, et ükski ehe ei olnud nagu lihtsalt ala, et ta on nagu niisama ilus, vaid et selles on nagu mingi energeetika sisse kodeeritud, mis siis ajab oma asja sinu reaalsuses või toetab sind kuidagi, et kas siis nendel templipreest rinnadel olid need ussi käevõrud ja mis reaalselt tegelikult olid läbi pühitsuse neile nagu antud et kui nad olid saavutanud teatud tasandi, siis see oli nende jaoks selline nagu sümbol, mida sai juba kaugelt näha, et see inimene on see et ta on nagu staatus et see asi kuidagi, mul on selline tunne, et sa tood nagu natuke seda asja siia tagasi või siia inimeste teadvusesse läbi oma loomingu. Lihtsalt inimestel on vaja rohkem kuulda sellest, mida sa teed ja sellest tulenevalt ka me räägime siin praegu, sest et tõesti, et üks asi on nagu see, et sa astud, ma ei tea, e-poodi sisse või noh, okei, sinu asju kuskil poes, siis ta ei ole, on ju. Ma hetkel müün ainult siia. Et lihtsalt vahetad neid ja okei, et on hästi ilusad, aga teine asi, et kui sa saad aru sellest, et tegelikult ka need on kõik nagu mõtestatud, et nad ei ole lihtsalt
lihtsalt ilusad asjad, lihtsalt ilusad riided. Et need lood nende asjade taga on kuidagi see, mis tekitab seda elusust sellesse loomingusse ja tekitab tegelikult inimestele ka selle äratundmise, et vot see on see, mida ma vajan või see, noh, ma tahan seda, mul on seda vaja. Et ulmäge lugu ju ja see, kuidas sa nagu nii 5000-ga elad iseennast ja kehastad seda ja tood läbi enda seda, mida sa tood, mis on sinu kehastuse roll, et see on nii inspireeriv ja fantastiline lihtsalt, et ja. Ja ma tahan öelda, et nagu ennem ka ma rääkisin, et ma ei ole ju ka kogu aeg selline olnud, on ju, et see täpselt samamoodi mina olen selle divine'i nii-öelda endas ära unustanud siin läbi selle 3D elu, aga see on mulle tulnud kuidagi tagasi ja see, kelleks mina olen nüüd läbi enda loomingu siis kasvanud, noh, ma tahan öelda, et ma olen ikkagi täiesti teine inimene, ma olen siin elus väga palju elusid elanud, aga praegu see jumalik, vot see sama transformatsioon iseenda jumalikkusesse, see on nagu väga ilus protsess olnud, et kui ma vaatan ennast, kes ma olin, ma kindlasti ei ole nagu enam see. Ja ma tean, et naised teevad hästi palju transformatsioone endas läbi. Noh, see ongi nagu meie hinge areng, et keegi ei sündidki siia nagu üheks tegelaseks, et me tulime siia arenema. Ja ma tunnen jah, et kuna see kiil kui transformatsiooni sümbol ja kuidagi mina saan oma rõivastega ja oma loominguga just neid transformatsiooni kohti nagu toetada, et need ei ole ju alati lihtsad, et noh, need ei ole mugavustsoon. Aga et kuidas seda siis enda jaoks maksimaalselt mugavaks teha ja alati need transformatsiooni kohad on ju ka see, et see vana tahab kogu aeg tõmmata tagasi. Et seal on vaja nagu vahepeal mingit tööriistu või enda toetust selleks, et see uus saaks täielikult siis nagu üle tulla või et sa saaksid sellesse nagu uude täiesti joonduda. Et võib-olla ma ka nagu innustan ka neid rõivaid siis valima, mitte et noh, et sa pead täiesti kohal olema nüüd ja siis saad valida, nii et noh, et võtta neid ka kui toetusena, et nad on nagu natuke nagu selline kutse tuleviku sinalt. Et ja nagu kuidagi sujuvalt saada siis nagu sealt üle mindud, et jah, et iga muutus tähendab ju eelnevast kestast ka väljumist, et need ei ole kunagi jah, võib-olla teistel on hästi lihtsasti, minul ei ole nad alati kõige lihtsamad protsessid, et minul on isiklikult olnud hästi palju kasu igasugustest iseenda joondamistest just, et kuidagi jah, jälle mäletada lihtsalt enda suurust ja võimekust, et noh, et ka taetakse seda väikseks ja ikka see väike edasi nagu. Okei, ja see, kusjuures see on ka üks, et kui sinu neid aksessuaare näiteks kanda, siis see võib olla tõesti ka selline nagu toetuselement, mis siis aitab hoida seda kohta, et sa ei lase seda programmi uuesti peale, mis hakkab kustutama, nii et see on nagu mingi asi, mille kaudu meeles hoida, et kes ma tegelikult olen, milline vägi mu sees tegelikult on. Et jaa, väga äge. Sest jumalannal on tohutu vägi. Ja kui jumalannad saavad oma väe kätte nagu kõik meie, sest ühesõnaga kõigis naistes on jumalanna vägi sees, lihtsalt me oleme jah ära unustanud. Aga kui see vägi on käes, no ma ei tea, milliseks meie maailm siis päriselt muutub, ma olen nagu väga põnevil, sest et ja no ikka mul tuleb kohe siuke nagu kuldne ajastus selles võtmes, et kõik on nagu armastuses ja harmoonias ja eks me sinnapoole liigume ka. Ja tegelikult ma tunnen, et seda väge antakse ja avatakse sellistele inimestele, kes on valmis seda kasutama nagu ütleme hea tahte alusel. Ehk et sulle nagu ei antagi seda kontakti ja jõudu ennem kätte või seda antakse nagu jupikaupa, kui sa ei ole võimeline seda nagu kandma.
ehk et ta vajab teatavat sellist eelvalmidust ja läbitulemist enda sellisest nagu ütleme varjupoolest, et sa oskaksid oma varjupoole ka nagu handle ida, et sa ei hakka kasutama seda väge destruktiivselt nii enda suhtes kui teiste suhtes onju. Et see on kollektiivi tasandil meil minu arust nagu liikumises alles ja on need esimesed, kes siis nagu ärkavad sellesse ja vaikselt toovad teisi kaasa, aga see on üks teekond ja eeldab sellist ma tahaks öelda ikkagi valitsemist selle üle, et mis sul siin peas toimub, sest et see keskus nagu käivitab väga palju, et ja seda just juhib nagu ikkagi veel seda suunda, et kuhu sa, kas sa kasutad seda keskust läbi südameteadvuse või sa kasutad seda siis hirmuvalitsuses, mis on sul see programm on ja et see hästi palju määrab selle, kuhu suunas see areng toimub ja see jumalanna sagedusenergia ja vägi avardub ja lülitub sisse sügaval määral, kui mida rohkem sa hakkad elama läbi enda südame. Täpselt, sest Jumalanna tempel ongi see nagu läbi südameruum. Et kuidas siis hoida seda südant lahti ja nagu ja kasvatada seda ruumi. Okei, väga ilus. Kas sa tunned, et sul on veel midagi, mida oleks hea jagada praegu, kui me siin juba oleme kaamera ees ja jagame, kas on meil veel vaja midagi nähtavaks tuua? No ma arvangi, et meie see praegune vestlus kuidagi on nagu just vajalik selleks, et toetada naisi sellel teekonnal. Et sina toetad omal moel, mina toetan omal moel. Et me ei pea kõik neid asju üksi tegema või on nagu toolid siin maailmas, et seda nagu protsessi toetada. Et et mina täiesti tunnen, et minu missioon on siin toetada neid protsesse, ülemineku ja transformatsiooni protsesse ja tõsta nagu next levelile oma eludes ja next levelile sellise teadlikkuse, et riided ei ole lihtsalt riided, vaid et nendel on väga konkreetne funktsioon ja nad saavad olla sulle toetavad tööriistad, kui sa oskad neid õigesti valida ja kasutada ja valides õigeid materjale, õige energiaga loodud riidveid, et see on järgmine tasand. See on järgmine tasand, sest see inimesed pole seda veel väga palju teadvustanud. Seda tarkust tood sina. Jaa, ilmselt küll. Ja, mul ei ole muud võimalust, see lihtsalt nagu tuleb nii tugevalt läbi minu ja ei saa vaid panna. ei teagi kõik, mis su seest tuleb anda teenistusse. Täpselt. Väga ilus. Olgu. Aga ma arvan, et siis me vist tõmbame praegu otsad kokku. Me saime päris palju öeldud, mis tahtis täna nähtavaks tulla ja me täname tähelepanu eest, kui te ikka veel olete siin ja minge kindlasti vaatama Triinu kaunist kollektsiooni. Ma panen siia alla ka selle veebilehe, kus kohast leiab tema loomingut ja muul juhul kohtume järgmistes saadetes. Jah, aitäh. Aitäh. Näeme jälle. Tšau.